台上摆，长大才开摆。Ühesõnaga alustame siis vetsust, pesemine nii nagu ta on otse vetsupotti vesi, siis nii-öelda magamistuba, living room, kõik jutud koos, näeb välja suht decent ausalt öeldes. Kõik näeb välja väga super. Voodid on natuke kõvad, ütleks mingi 5-10, aga ma arvan, et saame hakkama ja eks selle tõelise hinnangu saab anda homme. Ja siin on siis väike cozy ala, siin on meil pesumasin, saab riided kuivatada ja siin on meil aken ja väike vaade. Kui te mõtlete, et miks me tulime sellisesse kohta ööbima, siis asukoha pärast, see on väga hea asukohaga, me oleme täiesti kesklinnas ja Canton Fair on siin lähedal. Jah, uus soeng kasvatud uut Old Money soengut. Vaikselt võib-olla hakkab ilmet võtma, võib-olla ei hakka. No money soengut. Old Money tere. Ja ma just teel siia rääkisin, et mul oleks vaja minna kuskile Sony ametlikku või mis iganes muusse kohta, kes või mis parandaks minu objektiivi lensi. Et see ma kunagi käisin sellega liivapritsi. Mul oleks vaja see ära fiksida ja see on meie maja kõrval. Ma ei tea, kas siit on näha, Icon, näete neid väiksed täppe. Nagu üldjuhul päevavalguses pole sellega probleeme, aga kui õhtul leedudad filmida, ma ei teha mingid cinematic kaadrid, siis tekivad mullid sinna, mis on väga kehva, rikub ilusa kaadri ära. Loodetavasti saame sellega fiksitud ja varsti lähmegi juba Canton Fairile. Keegi ei tea isegi, mis see Canton Fair on. Vot selline oli meie korterisse sissepääs. See on jah, meie korter on mingis väga kõrges buildingus, siin on jah, tundub kõikena. Mingitel korrustel on söögikohad, mingitel korrustel on kaubanduskeskus, kuskil elatakse. Käime seda Sonys korra. Käime. Vaatame, saame fiksida. Jah. Aga muidu ja location on väga prime. Siin on mingid suured kaubanduskeskused kohe kõik siin samas. Ja see põhikeskväljak, kus on need kõige jõhkramad LED-buildingud ja see Canton Tower ja kõik see on ka siin mingi paarisaja meetri kaugusel või mingi gildi kaugusel, nii et me oleme ikka täiesti prime locationis. Mingi tehnika kaubanduskeskus. Tere, mingi tehnika kaubanduskeskus. Enne kui tulin siia, siis oli ka need tüübid on siltidega, võite mis siit pakuvad. Ma millegi pärast kaldun arvama, et nad pakuvad. Müüvad omasid on nodis, on prügi. Vaat. Kes iganes mingid prügi kokku on ajanud, müüvad üritavad müüa. Müüb mingid emaplaat ja tehnika striidil ikka hustlerid on reas kõik, müüvad mingit täielikku prügini. Muidu täna jälle täiesti polav ilm, päikse käes väga ei kannata olla kaua. Tuleb kohe igitrussari vahele, aga õnneks Hiinas, kui linnas käid, siis igal pool on nii kõrged majad, et enamus ajast oled varjus õnneks. Nii, tänases episoodis charge'ime Hõssi asjaajamiskille. Siin on vaja üks asi ajada ja vaatame, kas asi saab ajatud või mitte. Kuradi net ei lae ära. Hetkel on ainult vabandused. Okei, mingid arengud. Tõehetk. Töötaja tegi Hõssi probleemi peale suured silmad. Okei, update tuleb kohe, kas saame probleemile lahenduse või mitte. No, Hõss sai probleemi lahendatud. No, ei ütleks veel, et sain probleemi lahendatud, aga me läks töösse. Loodetavasti saame selle asja korda. Ma ise arvasin, et hakkavad selle kuidagi lihvima, aga see on nii tippklassi tehnika vaata, et ikkagi vahetavad selle ära. No ma arvan, need ei olnud seal mingid spetsialistid otseselt veel, et saadavad see boss Ellas kuskile vaata. Rolli saadavad siis kuskile mingisse factorisse või midagi. Aga selles mõttes suht sama hind Eestis oli, tegelikult ma Eesti hinda ei tea, aga ma arvan Eestis ikka üle Šoti läinud siin üks praegu läheb 103 euri. No võib-olla tuleb mingi international kaardi fee tuleb juurde, aga üldiselt ma arvan, et hea hind, sest objektiiv ise maksab 2 tonnina. Ühesõnaga jah, Hõssi asjaajamine läks suhteliselt ladusalt. Alguses oli väiksed probleemid Translate'iga, net ei töötanud, VPN huias, seal oli väike tagasilöök, aga siis leiti kiirelt lahendus
Muidu ootamise osa oli ka sükene suhteliselt okei, et ta väga palju ei enerveerinud, ei tammunud koha peal. Et see ootamine nagu oli okei. Kindlasti sai plusspunkte selle eest, kui ta nagu käis mööda seda ruumi ringi ja ütles erinevate kaamerajuppide ja objektiivide nimesid. Et sellega ta kindlasti nagu näitas ikkagi, et ta on selle asjadest teadlik ja nagu ekspert, et selle eest võib kindlasti lisapunktid anda. Kaks kanget minemas Canton Fairile. Canton Fair on siis koht, kus tulevad Hiina tootjad ja lääne inimesed kokku, või üle kogu maailm selles suhtes. Tulevad vaatavad uusi innovaatilisi lahendusi, uusi tooteid ja nii see käib. Kui leitakse midagi ägedat, võetakse kontakt, räägitakse edasi ja äri hakkab pihta. Ja meie läheme samuti sinna vaatama, mis seal huvitavat pakutakse. Liiklus on nii umbes, et otsime oma taksojuhtisid keset teed. No nii, me oleme jõudnud kohale Canton Fairile ja see koht on väga suur. Muidugi me oleme praegu külje peal, ei ole näha, aga see koht on nagu väga suur. Meid ei lastudki tuppa, me oleme siin lauk päikse käes, 30 kraadi. Pikad, laiad püksid on 35 kraadi ja meid saadeti ära lihtsalt, sest meil pole seda passi nagu. Aga meil on olemas kõik asjad, et seda passi saada, aga sealt sildi peal näitab, et päästes on ju, lähme siin turu on no päästes, you go there. Tere, kõnnime, siis niigistame. No nii, oleme siin just 10 minutit kõndinud. Ütleme nii, et seis on väga hapu selle higiga siin. Esimene plaan on saada siis passid või need passid kätte, aga meil on probleem, meil ei ole passe kaasas, ehk siis isikut andvat dokumenti, küll aga meil on mobiilis pilt. Kas me saame? Me leidsime tee pealt enda sõbrad ka, venelased ja üks hiinakas, kes neid aitab ja kes ka meid aitab. Nii et sissepääs peaks olema vähe lihtsam. Unlucky. Meil ongi passi vaja ja pilt ei sobi. No nii, oleme tagasi jõudnud. Passid käes, katse number 2, kas saame sisse või ei saa. Ühesõnaga, Canton Fair siis, siin on 3 faasi. Esimene faas on siis elektroonika. Yeah, hello, we're here. Marcus. Yeah, bro. Thank you. Here. Where's Perry? Ja ühesõnaga Canton Fairis siis esimene faas on siis puhtalt elektroonika, hästi palju elektroonika asja. Teine on siis kodutarbed, köögitarbed, mingid aiatarbed ja 3. faas on siis, kuhu meie tegelikult tahame minna, on riided. Meeste riided, naiste riided, laste riided, mingid laste tooted ja nii edasi. Ühesõnaga, siin me nüüd oleme, vaatame üle, äkki leiame midagi ägedat, võib-olla ei leia, mis seal ikka. What's up, Penk? What's up, bro? Bro didn't want to come, but still had to come. Turvakontrollist sees. Hiinlastega on ka, et miks nad meiega tulevad, on see, et nad ei saa ise sisse. On vaja kedagi, kes oleks olnud välismaalane. Siin ikka tuleb ikka registreerida. Nii, registreerimine hakkab pihta. Pass läheb sisse. Yeah, it's me. Yeah, let's see. Loodame, et kõik on hästi. Ma saan mingi badge'i juba. Let's go. No nii. Siin on see hoone plaan, siis on tegelikult ikka väga suur, aga saime läbi, Penk sai ka läbi. We got in. No, muidugi meie pidab midagi maksma, Penk pidi maksma 350 jeeni, mis on mingi 45 euro. Täitsa lampi, ma ei tea miks, aga no, nii see elu siin on. No nii, me oleme nüüd saabumas. Tundub, et siin on söögiala. Ma arvan, see koht on suuruselt mingi 20 sakku suurelline. Vähemalt 20 sakku suurelle. Ühesõnaga, nagu näete, siin on kõiksugu brändid on väljas. Hetkel me oleme siis mingi aia elektroonika sektsiooni juures. Kõiksugu
voolikud, näed, see kastab sul aedadrooniga ja muruniidukeid on hästi palju, trimmerdajaid. Kui te olete Canton Fairile, siis üks asi on väga oluline, mida silmas pidada. Nagu te näete siin, sildi peal on kirjas, et kui on firma nimi ja seal lõpus on kirjas trading company, siis see tähendab, et nemad ei ole factory. Et nemad on siis lihtsalt mingi vahendaja või mingi middleman nagu. Aga siin kõrval näete, siin on nagu firma nimi ilma selle tradinguta. Et kui te tahate ikkagi nagu parimat hinda saada mingite toodetega, siis on alati nagu kõige mõistlikum saada ikkagi see kõige otsesem kontakt selle tootjaga. Trading company'd on küll head, kui sa tahad müüa suurt variatsiooni toodetest, siis nagu nad selles suhtes teevad ikkagi elu lihtsamaks kõvasti, et aitavad sul nagu otsida täpselt neid tooteid, mis sul vaja on. Aga kui sul on sellised paar kindlat mingit nišhtoodet, mida sa tahad hea hinna eest suurel hulgal siis source'ida, siis on mõistlik alati ikkagi otse nagu factorist neid saada. Siin jälle samamoodi, see on trading company ja see on tavaline. See on tavaline, ka tavaline. Tahtsin korra öelda midagi vahepeal, et Bauhaus sul on konkurenti and it will be us. Ülevalt ka kerge view. Selliseid saale on siin mingi, pole õrna aimugi, mingi 100 tükki vist. Ma arvan, mingi 100 tükki on selliseid saale siin vähemalt ja kõik on nagu, igas saalis on oma nagu mingi siuke teema, mis nagu tooted seal on. Siin on mingid sugused ka mingid kodutehnika, mingi kuradi self-care värgid. Üritame minna praegu kuskile, kus on mingid robotid, nagu mingi robotics hall. Aga noh, mingid siuksed asjad on low-key suht head, mingid bestsellerid, lambist müüb hästi, õhu mingi see filter. Et jah, kõik arvavad, et neil on mingit uipuprodukti vaja, et rikkaks saada, aga tihtipeale need ongi kõige igavamad tooted üldse. Aga lihtsalt inimesed kasutavad. Näe, siin on need mingid Dysoni disainijad. Disainiga replikad, need on sellised, need on mingid odavad jamad, mis on sama disainiga tehtud, need üldjuhul tegelikult pigem ei müü. Ja nagu see lihtsalt kopeerid disaini, vaata, tee siis midagi teistmoodi. Kõik vaatavad seda, nagu see oleks mingi, ma ei tea, mis, ma ei saa ka aru. Uus toode, see asi oli reaalselt juba olemas mingi 15 aastat tagasi. Just leidsin ja bestselleri siit, Hiinas igal pool oleks niisugust asja vaja. Oi, kus puhub. Hästi puhub, jah. Ühesõnaga, need on puhurid, tegelikult ise on suht ägeda disainiga niisugune nagu läbipaistev, need on tegelikult on moes. Hiinas oleks sellist asja vaja ja tegelikult paljudes riikides oleks seda vaja. Ise palju akut. Mõnus on küll, jah. Elektroonikaga on siuke värk too, et kui elektroonikat tahad nii-öelda dropshipida või siis jah, vahet ei ole, siis selle transport on natukene keerulisem. Et kuna elektroonikas on alati siis mingid liitiumakud ja mingid siuksed asjad, siis nendega on mingid eraldi nii-öelda siis transpordinõuded. Nende nõuete pärast siis tavaliselt elektroonikat on ka natuke kallim shipida, aga tavaliselt kõik need nõuded on ikkagi, kui on professionaalne supplier või factory, siis nad ise täidavad need nõuded ära. Normani ema lemmikud tooted. Mis asja? Mina on mingi taimekasvatus UV-lambid. Mida sa ajad? Need on tavalised radikad. On või? Hiiterid, jah. No, that's for the flights. Ja, mingi kärbseneed. Yeah, I knew. He thought they were for like gardening, like UV lights growing your tomatoes or whatever. Nugade teritaja. So this is kitchen stuff. Kitchen stuff. Hõisse ei ole kuigi tahv. Kitchen stuff. Hõisse on kõige rohkem siin tahv. Rohkem kui Norman, sest ta on tolvan.
ta ainult vaatab ringi ja ta ei kanna isegi naisi kingi. Tal on mingid juustud jalas, haisevad. Kui tulete siia, siis nende inimestega rääkimine, nende supplieritega rääkimine ei pea üldse mingi hullult tõsiselt võtma seda, et nad on mingid hullud autoriteedid ja pead mingi üliviisakas nendega olema, et kui mõelda nagu nende perspektiivist asja, siis ega nemad ju peavad ka siin päevad läbi hommikust õhtuni olema ja suhtleme igast klientidega, et palju rohkem, ma arvan, nad on hea meelega suhtlevad selliste inimestega, kes on sellised lõbusad ja tulevad nagu küsivad niisama ka, et noh, et kuidas äri läheb ja kuidas, ma ei tea, niisama räägid sihukest niisama fun juttu ka, kui et seda, et tuled, küsid neid basic küsimusi, what's the price, what's the MOQ, et nagu sa tahad nagu kohe ikkagi reaalselt mingi toode väga huvitab ja tahad nagu tolle siis supplieriga häid suhteid saavutada, siis et jah, kindlasti sa jääd neile palju rohkem meelde, kui sa nagu lähed suhtled nendega nagu normaalsete inimestega, noh. Pärast hiljem, kui on vaja uuesti võtta ühendust, siis nad nagu mäletavad, et see oli see tüüp, oli chill vend, kes tuli muga rääkima ja rääkis normaalset juttu, mitte ainult ei küsinud lolle küsimusi, noh. Selles suhtes, ega siin ei ole, üksi küsimus ei ole loll küsimus, aga ma arvan, saate aru pointist. Mis sa arvad, Höss, kas see oleks praegu väga tough, kui ma ennast täis jooksin? Seal all on mingisugune pineapple beer stand. Äkki lähme joome täis ennast seal. Kas see oleks tough? Ma arvan, see oleks tough, sest ma ainult, kes tulid Canton Fairile jooma. No ma mõtlen ka, et tuleb olla nagu loomingulisem ja sihuke kastist välja mõtlev. Keegi tahab osta minivänni karkassi, siis Intelligent Automobile Manufacturing Full Industry Chain Services. Ui, siin on vapsee ja mingid. Need on ägedad. Keegi tahab tänavakoristusfirmat Eestis alustada, siis jällegi. Kurat, Hispaania marketis see siuke asi, noh. Idekas siuke vana inimeste auto, noh. See on mu lemmiklaul, Alan Walkeri Faded, muideks, kui keegi tahtis teada. Miks sul peaks siuke ekraan olema? Ui, kõlarid ja disko. Veekindel kõlar. Ongi veekindlad taskulambid. See on huvitav kraam, mida mingi resto juurde panna, muidugi siin vast ei tohi vihma sadada, aga tegelikult on äge. See on winning product, vaata. ASMR need keyboardid. Siin juba on. Siin juba on. We were a little bit interested. There's like a big trend on TikTok where you have these like ASMR creamy sound keyboards. Yes. So we have stock in China. We can support a small quantity for the good delivery. We are ready stock for you. In Shenzhen? Yeah, in Shenzhen. Okay. Päev lõppes sama higiselt nagu ta algas, ära tulemine oli korralik higi, seal räige rahvamass lihtsalt liikus korraga ära. Me olime seal mingi 3 tundi kokku, äkki tulime mingi kell 1 ja lahkusime umbes kell 4, siis ikka sai ikka normilt higiseks jälle, praegu ka no reaalselt täiesti mingi läbimärg on olla, võib-olla kaamerast nii väga ei ole näha. Veits taksosse ei kuivatud küll, aga enne oli küll hästi. Aga jah, suht väsitav ikka on seal olla, räigelt on kõndimist ja ülipalju inimesi ja kui otseselt seal sees ei tripis, on ülipalav ja midagi põnevat, ma ei tea, nii väga otseselt ei olnud ka tavaline mant. Vaata, hea on müüa sellist produkte, mille saad nagu räigelt emotsiooni tekitada, vaata. Ja klaviatuuri, need mõnusad klaviatuurid väga ASMR ja neid marked on nagu päris hea. Ma ostsin kusjuures isegi endale. Mul oli täiesti tavaline klaviatuur ja ma ostsin enda oma SWAT 70-ga. Ma ostsin 60%-lise klaviatuuri ja SWAT 70, igast erinevad LED mode'id ja mõtlesin, see sound ei olnud päris see, mis ma tahtsin. Meeldib ka, kui on siuke nagu pehme, mingi pop. Aga muidu jah, kõik tooted suht kõik samad, mingid asja, mingi basic mant, mingid kuradi köögitarbed ja mingi puhurid ja ma ei tea. Vahepeal leiad midagi ägedat, aga kui otseselt neid asju nii-öelda ei otsi, siis lähed sinna, siis kõnnidki niisama vaatad neid pulli pärast. Aga ei äge ikka, et esimest korda sai käidud ja see kestabki 3 nädalat. Ma arvan, ongi sinna praegu see Phase 1 kestab. Sinna tagasi me ei lähe Phase 1-le. Alles siis, kui Phase 2 hakkab, siis lähme võib-olla uuesti jälle. Vaatame, mida siis pakutakse ja Phase 3-ga samamoodi, et 9 päevaks lähme ega rohkem väga ei viitsi. Phase 1 on siuke rohkem, et mõtlen täiega, et mida papadele nagu müüa, vaata, mida nagu korralik
40-aastane 2 lapsega isa nagu tahaks ja teis 2 on siis on emad, sest seal on kodutarvikud, aiatarvikud. Kodutarvikud, ma mõtlen nagu mingid nagu keraamika ja taldrikud ja kruusid ja... Ühesõnaga jah, see oli Canton Fair Day 1. Me pole ammu töövloogi teinud, tegelikult me siin suht üle päeviti, vahepeal 2 päeva järjest grannime tööd. Aga kuna see on siuke monotoonne töö, siis me väga ei ole nagu filminud seda, et me oleme pigem rohkem filminud oma seiklusi. Kuigi meil eesmärk oli ikkagi rohkem seda äri poolt nagu näidata, aga noh, meil praegu on nii palju nagu ootamisi, et siis nagu otseselt ei ole midagi sellist näidata, aga eks me siin iga päev natuke ikkagi töötame, tavaliselt iga õhtu, vahepeal hakkame siis lõunast pihta või siis hommikust, noh, mis kell me nagu ärkame. Ja kuna olenevalt hotellist ei ole meil internet päris hea, siis me tavaliselt oleme kuskil Starbucksi ja see Starbucks on nagu väga-väga suur. Siin nagu päris head lauad, suht paljud nagu grindivad, loodetavasti siin on internet ka hea. Ja Starbucks on ise nagu mega suur ja siin me nagu tiksume. Norma näeb siin mingi, ma ei tea, mis asju tema ajab. Mina üritan siin oma Adobe programmi ilusti käima saada. Mul on vaja paar pluginat. Nii tulime siia shootima veits oma jewelry mingeid shotte Guangzhou linna best locationisse. See on ikka jõhker view, mis siin on. Sellest ikka jõhkem, et annab leida, kaamera ei tee ikka üldse justice'it sellele, kuidas see ikka tegelikult välja näeb. Nii suured majad, kõik on mingi LED-idega ka. Seal taga on see tower, seal on mingi staadion, värgid. Ja meil siin töö käib, härra operaator, traksid on seljas. Aura. Hiina suurlinnasid, jah, on ikka, ma arvan, mitte miski ei piidina. Kindlasti kõige jõhkremad skyline'id on Hiinas. Mis Guangzhou's teeb eriti ägeda linna, on see, et siit jookseb sellest põhi kesklinna areast jookseb läbi jõgi ja siis mõlemal pool jõge on nagu kõige jõhkremad LED-tuledega ehitised. Praegu me tulimegi siia jala käia silla peale, mis üle jõe läheb, siis mõlemal pool ongi nagu kõige jõhkremad ehitised. Ja idee poolest, kui me lähme sinna silla keskele, mis on kõige kõrgemal ja piisavalt kaugel, et on näha ilusti mõlemale poole ehitisi, siis peaks nagu kõige parem view olema, aga eks ole näha. See on siis Guangzhou number 1 tourist attraction.